Eks need on Taani rattalukud, sihukest asja ma ei olnud enne näinud. Aga jaa, let's go! Ülirandom asju vaja, aga see on nüüd tehtud, kodus näitan, mis sain ja siis ma olen trenni. Ma vaatan praegu Portugali ja Saksamaa jalgat ja siis ma tegin endale sugar wax'i, see on siis suhkru wax, mida saab ise kodus teha, seda on ülilihtne kodus teha, sa reaalselt paned vett, suhkrut ja sidrunimahla. Nii lihtne, et nagu ma tõesti soovitan, ma ei ole mingi ekspert, eks ole. Valad siia sisse ja siis põhimõtteliselt ootad, kuni ta ära jahtub, paned kaane peale ja siis saad millal iganes kasutada. This is how you get cheap wax girls. Ma panen lingi alla, see on mu esimene kord, kui ma seda proovin, ma ei tea, kas see mul välja tuleb, aga kui ma reaalselt saavutaks selle, et ma saan kodus ise suhkruvaksiga seda teha, siis ma säästaksin nii palju raha ja see on kõige looduslikum meetod, mulle tundus, et see ka kõige tervislikum meetod, ma ei tea, ma ei ole väga palju researchi selle kohta teinud, aga nagu ilmselgelt on see looduslikum, kui ma teen selle ise, kui see, et ma ostan selle, ma ei tea, poest mingi muu alternatiivi. Lisaks sellele, et ma hakkan seda videot editima, tegin ma oma mingisuguseid muid tööasju, mis ei ole seotud minu tööga pangas. Ehk siis ma tegin siukseid igapäevaseid tüütuid asju nagu arved, vastasin meilidele, veel arveid, kuluaruanded, Excelid. See on see elu, mis on ka sellega kaasnev, kui sa hakkad, ma ei tea, sisuloojaks, kui sul on ettevõtted, kui sul on startup, kõik sellised asjad, siis sellega tuleb samuti tegeleda. Nii et kui sa oled numbrite peale käpp, siis on seda rolli tore omada ja siis ma hakkan preppima ennast homseks, ehk siis ma värvin oma küüned ära, teen mingisuguseid muid naiste asju ja siis ma olen magama sellepärast, et nii kui ma magan umbes, ma ei tea, kas või vähem kui 7 tundi, ma olen reaalselt terve järgmine päev surnud. Jaa, ma lihtsalt istun nüüd kodus jääpakk peas. Nii rets migreeni hoog, ma käisin tööl just. Ma läksin nagu tualetti, seal on jagatud tualetid, sest et enamus investeerimispangas töötavatest inimestest on mehed. Ma olen hästi sensitiivne lõhnadele, nagu ma ei suuda lõhnapoodides näiteks käia, sest mul hakkab kohe migreen. Mingi mees lihtsalt uputas ennast lõhna sisse ja mul tekkis sellest juba päeval migreen ja kuna mul ei olnud tööl valuvaigisteid kotis, ma olin ära unustanud need, sest mul ei ole reaalselt nagu mitmeid kuid, mul ei ole migreeni olnud. Ehk siis ma olin juba ära unustanud, kui valus see on ja mul niimoodi käed värisevad. Ja kuna ma jäin juba hiljaks oma nagu nii-öelda valuvaigistite kokteili võtmisega, siis mul ei töötanud enam mitte midagi ja ma lihtsalt olin 5 tundi kodus nüüd voodis, üritasin magama jääda, ma jäin magama ja lõpuks ma lihtsalt panin endale jääkoti pähe. Ja see on ainuke asi, mis töötab sellepärast, et kui ma selle ära võtan, siis on mul, ma olen nagu nii nauseous või nagu, ma ei tea, kuidas eesti keeles seda öelda, ühesõnaga ma nagu põhimõtteliselt lihtsalt hakkan öökima, et mul on nagu nii halb olla, aga kui mul on see peas, siis mul on jumala fine olla, sellepärast, et ma ei tunne valu ja mul ei ole seda nagu lõhnad ei aja mind enam öökima, aga ühesõnaga see on minu igapäev, kui mul on migreen. Eelmised 5 tundi oli väga halb. Taanis on siuke ravim nimega Treo, mis on tegelikult vist, see on taani keeles. Ma arvan, et see on aspiriini ja kofeiini segu, aga mul tavaliselt aitab aspiriini, kofeiini, paratsetamooli ja kodeiini segu. Kodeiin peab alati olema, ma ei tea miks, aga see aitab mul hullult hästi ja ma olen kuulnud, et see aitab paljudel migreenikutel. Ja ma võtan seda alati kõige esimese variandina. Ma olen ka võtnud triptaane, mis on eraldi nagu migreenirohud, aga kuna mul on see geneetiline, siis ma ei taha väga suuri valuvaigisteid võtta, sest lõpuks sul võib tekkida nii-öelda nagu medical induced headaches, kuna ma olen kofeiinist sõltuvuses, siis kui ma kofeiini hommikul ei saa, siis mul hakkab ka migreen. Ja ma tean, et selle nii-öelda nagu, et seda ei oleks, peaks justkui nagu kofeiinist loobuma, aga
kui ma hakkaks kofeiinist loobuma, siis mul umbes 2 kuud pea valutaks. Ma olen proovinud seda ja see ei ole lihtsalt nagu, see ei ole väärt seda, nii et ma pigem nagu võtan hommikul lihtsalt ühe kohvi. Ma lootsin, et ma nagu, ma ei tea, filmin täna oma päeva ja kõike, aga tundub, et ma lihtsalt lükkasin, mul oli nii palju tööasju nagu kõike, mida ma pidin tegema, ma ei saa mitte midagi teha. Ja see ongi nagu see iga päev, millega sa pead arvestama, et kui sul tuleb migreen, siis sa võid lihtsalt nagu kogu oma päeva prügikasti visata ja sa ei saa mitte midagi teha, sellepärast et lihtsalt kõik asjad on nii jubedad. Ma tahtsin täna taani keelt õppida ja ma ei tea, kõik asju teha, aga noh. Ma arvan, et mul tuli migreen õhurõhu vahetusest, sest meil on hästi soe olnud kogu aeg nüüd viimased 2 nädalat. Aga ja see on mu migreeni story ja mina ja mu jääpakk ütleme tšau praegu ja ma loodan, et ma lihtsalt filmin homme või millalgi edasi. Päeval on palju paremaks läinud, aga ma vaatasin seda klippi üle, mida ma just filmisin ja see on lihtsalt täiesti lõpp, kui retsilt on mul tekkinud raskusi eesti keele rääkimisega ja mul on selline aktsent tekkinud, isegi kui ma ei tea, võib-olla te ei saa aru sellest, aga mina saan ülihästi aru, et mul on aktsent tekkinud ja ma olen teatrikoolis käinud, ma olen õppinud rääkima, ma olen ülihea eesti keeles, ma olen olümpiaadidel käinud igal pool ja mul on nagu raskusi kirjutamisega, mul on raskusi eesti keele õige keelega, mul on raskusi näiteks sellega, et ma vahepeal editin videoid ja ma lihtsalt nagu kuulan neid asju, mida ma räägin ja ma täiesti lambist keset lauset käänan või pööran mõnda sõna või tegusõna valesti. Ja ma lähen lihtsalt sujuvalt edasi ja ma isegi ei saa aru, et ma teen seda valesti. Ja see on lihtsalt nii naljakas ja ma olen alati varem vaadanud oma sõpru, kes räägivad, et neil on aktsenti, et kuidas see nii kiiresti tuleb. Sellepärast, et ma olen nagu mitut keelt rääkinud juba väga noorelt peale. Appikene, ma juba tunnen, kuidas mul on aktsent. Ja nüüd ma tunnen, kuidas ma vahepeal näiteks, mul tuleb Saaremaa aktsent sisse, ehk siis ma ei ütle täpitähti enam õigesti. Ja kuna taani keeles on ka teised täpitähed, siis ma nagu, see on kõik nii sassis. Mul on taani keeles palju lihtsam asju hääldada, kui ma proovin mingisuguseid asju öelda. Aga ja eesti keeles lihtsalt see on nagu, mu kõnekeel on läinud nii halvaks. Kuigi ma räägin eesti keelt iga päev Hendriga, aga ikkagi tööl peamiselt ma räägin ka ainult inglise keeles. Ma kuulen tööl ainult taani keelt ja lihtsalt ma loen raamatuid ka nüüd juba inglise keeles, et ja ma ei tea, ma ei kujuta, et kui ma veel nüüd võtan neid taani keele kursuseid ja tahan nagu ülikiiresti taani keelt rääkima õppida, siis nagu ma ei kujuta ette, mis mu eesti keele hääldusest saab, millest on ülikahju. Ja ma peaks justkui nagu vaeva nägema ja kontrollima seda, et ma asju õigesti ütlen, aga ma saan alles hiljem aru, et ma asju valesti ütlen. Et ma nagu alles hiljem saan aru, näiteks ma ütlen hiljem, ma juba seda ütlen valesti. Nagu, et isegi kui sul on väga väike vahe, siis mina saan aru, et seal on vahe. Sellepärast, et ma olen teatrikoolis käinud, nagu ma sain kõige sellega väga hästi hakkama, mind on treenitud rääkima nii, et see kõlaks kõik hästi. Ja sellepärast see on minu jaoks tohutult imelik. Aga ja, ma ei tea, ju see siis on nagu normaalne asi ja no ma olen juba, ma ei tea, 11 kuud välismaal elanud, nii et aga ja, huvitavad asjad, mis sinuga juhtuvad, kui sa koolid ära Eestist. Ma lähen tööle ja pekki, mul tõid paelad lahti, okei, never mind. Kes ei tea, ma töötan UI disainerina poole kohaga ja ma ootan oma bussi ja ma juba jään hiljaks, täna läheb väga hästi. No ma ei tea, see, kus ma töötan, see näeb välja nagu French Riviera või midagi sellist. Ja meie kontorivaade on lihtsalt jahtidele, sest miks mitte. See on meie kontor. Sa saad kohe aru, et sa töötad investeerimispangas, kui sa siia tuled. Woohoo, workday is done! Taanis töötamise puhul on tore see ka, et tööpäevad lõppevad tavaliselt kell 3 või kell 4. Puhkuseaega on rahulikult, inimesed üldse ei stressa, nagu siin on siuke väga mõnus töökultuur ja sa ei tunne kunagi tööl, et sul oleks nagu tohutult palju stressi või ma ei tea, keegi on sul kukil, vaid inimestel lastakse olla. Minu arust parim osa pangas töötamise juures on see, et
sa saad ennast iga päev, sul on nagu põhjus ennast ilusti riidesse panna, sellepärast et kõik annavad seal väga-väga nagu siukest ametlikku riietust, mehed on full ülikondades, naised on kontsadega ja nii edasi. Mul ei olnud enamusi riideid, nagu mu enamusi riideid ei sobinud isegi kontoris kandmiseks. Ma pidin mingisuguseid tööpluusi hakkama endale ostma, kontsi kandma. Mulle täiega meeldib seda teha, aga lihtsalt ma ei ole väga ammu neid kandnud või nagu ma olen lihtsalt tosse kandnud kogu aeg. Ehk siis see on tore, see on midagi uut ja ühesõnaga mu tööpäev see läbi, ma olen täiega väsinud sellest, et sa pead kogu aeg ühes kohas istuma ja arvutit vaatama, aga noh, see ongi tänapäev ilmselt. Ja millega ma praegu tegelen on see, et kuna meil ei ole ühtegi, meil just said kõik viimased projektid läbi, ehk siis kõik meie nii-öelda nagu need platvormi üleüldine disainimine, kõik need said läbi ja nüüd meil on siuke hästi suur projekt tekitada disainisüsteem firmas, mida meie siis peame disainima või nii-öelda nagu üles ehitama ja siis hetkel ma siis ühendan korjan üles kõik ikoonid ja kõik nii-öelda siuksed nagu illustratsioonid, mis meil on lehe peal ikoonide mõttes ja siis ma pean need kõik ühtseks disainima, et nad oleks kõik ühesugused, ehk siis ma hetkel disainin ikoone, mis on päris huvitav, see on nagu pigem juba graafiline disain, aga seda teevad ka veebiarendajad või veebidisainerid nii-öelda, et see on ka päris tore ja vaheldusrikas, et sellepärast mulle see töö meeldib ka. Ma panen siia lihtsalt klipi, selle kohta võiks öelda, et sugaring gone wrong või nagu ma tegin esimest korda. Ma juba tean, mida ma valesti tegin, aga ma ei tõmmanud oma säärte pealt nahka pingule ja siis neile tekkisid sinikad peale väksimist. Ja mulle tekivad ülilihtsalt sinikad, näiteks kui ma käisin vaktsineerimas, siis mul oli siin sinikas umbes 2 nädalat ja see oli nagu väga suur ja mu nahk on üldse väga sensitiivne. Ükskõik millele, nagu ma pean 50 SPF-i päevituskreemi kandma, mul tulevad teerätäpid ülilihtsalt, mul tulevad sinikad väga lihtsalt ja nii edasi, sest mu nahk on lihtsalt nii hele ja nii läbipaistev, aga mu jalad on lihtsalt next level. Aga ei, vähemalt ma olen hairless, eks ole, ma elan siin mingi ühiskonna normidele vastavalt, kuigi tegelikult ma ei ole kunagi olnud väga selline inimene, kes hullult hooliks sellest, et mu jalad peavad olema hullult siledad. Mul on täiesti savi. Nagu mul on täiesti savi, mida inimesed sellest arvavad. Minu arust see on liiga ühiskond justkui eeldab, et naised teevad seda nagu pidevalt või püsivalt. On juba äge, et ühiskonnas on see juba normaalsemaks saanud, et sa ei pea olema nagu absoluutselt igalt poolt sile. Minu arust väga teretulnud. Aga jaa, et ühesõnaga, et see, et ma siin räägin sellest, ei ole nagu, ma ei tea, minu arust on täiesti savi nagu, mida inimene oma kehaga teeb ja see on täiesti tema enda asi. Nii et jah. Me tulime Südhavenisse ja see on Aalborgi ülikooli nii-öelda Kopenhaageni maja. Ehk siis, kui te siin kunagi magistrikraadi tahate võtta, siis see on võimalik inglise keeles, kuigi neil on väga vähe erialasid. Ja see on Südhaven. Seda nimetatakse nii-öelda nagu Taani Veneetsiaks, sest kõik need majad, mis seal kaugel on, nende vahelt käivad ka veel erinevad kanalid läbi. Ja see on siuke mõnus suvepleis. Tulime Südhavenisse alpakasi vaatama, sest siin on, või mitte Südhavenisse, vaid Valbüsse, kuna siin on Valby Naturpark või midagi sellist. Ühesõnaga, see on looduspark, kus on vabalt ringi liikuvad lambad ja alpakad. Me olime täiega üllatunud, kui me siia esimest korda tulime, et siin on lihtsalt vaba maa ja siis inimesed võivad käia. Sul ei ole lubatud neid nagu katsuda ja neid hoitakse siin aasta läbi ja see on nii-öelda nagu nende kodu ja see on Kopenhaagenist mingi, ma ei tea, 2 kilomeetri kaugusel. Nad nagu poseerivad lausa meile. Tuvid. Jop. Päris lahe maja. Selle taga on sarnane klaasist. Täitsa tore, jah. Aga see on päris nunnu siuke suvila vibe. Kui te kunagi peaksite Kopenhaagenisse tulema, siis Castle & Grill on kõige parem purks üldse.
nende juustuburger on taevalik ja neil on veganburgerid ka. Peamiselt on see video vist update'i video mu elu kohta, sest ma pole väga palju sellest rääkinud, aga kokkuvõtteks, see tuleb ilmselt väga pikk kokkuvõte. Minu esimene aasta bakat on läbi. Ma ei tea, kas ma järgmine aasta jätkan oma erialal või ma vahetan eriala, sellepärast kohe seletan, et kuigi mulle mu eriala väga meeldib, siis mulle meeldib ainult väga väike fraktsioon sellest, et mulle meeldib UX, UI disain, aga sellel erialal on väga suur rõhk nii-öelda nagu sisuloomel ja ärindusel. Ja kuigi alguses tundus, et see on just kõige väiksem osa, siis mida aeg edasi, seda rohkem ma näen, et see on kõige suurem osa. Aga see on osa, millest ma absoluutselt huvitatud ei ole. Miks? Sellepärast, et selles konkreetses ülikoolis on väga suur rõhk just sellele, et kuidas alustada oma äri, kuidas tulla äriidee peale, kuidas teha turundust, kui sa oled alustav ettevõtja ja kõik sellised asjad, mis on väga praktilised ja väga vajalikud, kui sa ei ole töötanud 5 aastat turunduses ja kui sul ei ole 2 ettevõtet. Et nagu mul ei ole väga suurt huvi neid asju uuesti õppida, sest ma olen õppinud neid elu jooksul. Ja kindlasti need ei lähe mööda külge maha ja on ikkagi väga kasulikud ka kui ma jätkaks, aga ja ma pigem mõtlen selle peale, et vahetada eriala ja ma kandideerisin uuesti Taani ärikooli, endiselt poliitika ja rahvusvahelise äri erialale. Ma tahan õppida juurde majandust, ma tahan õppida juurde just nagu poliitikat ärinduse perspektiivist ja näiteks Euroopa seadusandlust ärinduse ja poliitika vaatenurgast ja nii edasi. See lihtsalt huvitab mind, ma isegi ei näe ennast võib-olla töötamas tulevikus kunagi selles valdkonnas, aga ma lihtsalt tahan õppida midagi, mis mind nagu päriselt ka huvitab, sest kui te nagu olete mu raamatusoovitusi näinud, siis te teate, et nagu ma kas loen majanduse kohta, ma kas loen finantssektori kohta, ma kas loen mingite äriinimeste nii-öelda kogemuse kohta või siis ma loen poliitika kohta, et nagu see on üsna siuke või mingite riikide ajaloo kohta, et see lihtsalt huvitab mind, aga ma isegi näen ennast töötamas edasi disainerina, aga lihtsalt ma tahaks bakat võib-olla milleski, mis on nagu natuke sügavam kui see, mida ma praegu õpin, lihtsalt sellepärast, et see praeguse eriala ma võtsin ainult sellepärast, et töö saada ja nüüd, kui mul see töö on täpselt selles nii-öelda kitsas sektoris, mis mulle meeldib, siis jah. Ühesõnaga, need on ülikooli jutud ja ma mõtlesin vist, ma räägin seda, et kui te tunnete, et mina justkui nagu tundun inimesena, kellel on I have it all figured out või kuidas öeldakse, et siis ei, ma endiselt ei tea, mida ma täpselt või tähendab, ma tean küll, mida ma teha tahan, aga ma ei tea ka nüüd, kui kaua ma seda teha tahan või kas ma tahan isegi ülikoolis jätkata, võib-olla ma vahetan eriala nagu, ma ei tea, minu jaoks nagu kraadi saamine kui selline ei ole kunagi tähtis olnud, ma pigem lihtsalt tahaks õppida midagi, mis mind väga huvitab, kuna lõpuks ometi mul on selleks valik. Et jah, see selleks. Aga nüüd, kui tööst rääkida, siis ma olen ülirahul oma tööga. See on tõesti nagu üliinspireeriv töö. Kui nüüd seletada, ma olen varasemas videos juba rääkinud, ma olen nüüd seal 1,5 kuud töötanud. Ja mida see siis tähendab minu jaoks on see, et seal pangas on 2 tiimi disainereid ja arendajaid. Üks tegeleb selliste nagu lühiajaliste probleemidega ja lahendavad selliseid nagu nüüd ja kohe peab valmis saama probleeme, kus ei ole väga palju ruumi nii-öelda mängida. Aga meie tiim, kes on siis palju väiksem tiim, kus on põhimõtteliselt 3 inimest pluss meie ülemus. Ehk siis lisaks minule on seal veel üks disainer, ma olen siis UI disainer ja siis on seal veel kasutajakogemuse ehk UX disainer. Meie siis oleme nii-öelda nagu see tiim, kes peab lahendama probleeme, millel on väga pikk perspektiiv. Et näiteks, et kui me teeme praegu mingit projekti, siis see reaalselt jõuab inimesteni võib-olla 4. kvartali lõpuks ehk siis selle aasta lõpuks. Või isegi näiteks mõned asjad, millega me tegeleme, on sellise nagu 2 aasta perspektiiviga, ehk siis see tähendab seda, et sina disainerina pead mõtlema välja selliseid lahendusi, mis ei ole absoluutselt sõltuvad mingitest praegustest trendidest, kuna need on väga pikaajalised ja need nõuavad väga palju nagu muutusi süsteemselt, vaid need peavad olema väga nagu brändipõhised ja väga hästi läbimõeldud. Et ühesõnaga meie siis nagu
tegeleme põhimõtteliselt, ma ei tea, me disainime panka või no ma ei oska nagu seletada, me loome seal innovatsiooni. Aga see on hästi vastutusrikas, mis on hästi äge, sellepärast et ütlesid mulle seda ka, et ma ei ole nagu mingisugune õpilane, vaid et ma olengi nagu seal disainer ja minuga töötab veel üks disainer ja miks mul ka on natuke see tunne, et ma ei taha väga oma nagu, ma ei tea, bakat ja magistrit lõpetada sellel konkreetsel erialal on see, et minu kõrval olev disainer, kellega meil on täpselt samad kohustused, täpselt samad tööülesanded ja täpselt sama vastutus, on lõpetanud magistrikraadi sellel erialal ja me teeme täpselt sama asja. Ja sellepärast ma natuke tahaks midagi muud õppida võib-olla, et mitte nagu, muidu mul on tunne, nagu, et kuhu mul nagu edasi lõpuks minna on. Muidugi mul on ülisuur imposter syndrome selle osas, et igapäevaselt tunnen, kuidas mul puudub nagu teadmised, muidugi investeerimisvaldkonnast, mida ma siis kogu aeg nagu juurde õpin ja see ei ole see, et kuidas investeerida, vaid pigem see, et kuidas seda analüüsi tehakse, kuidas statistikaid ja kõiki selliseid asju tehakse, mis on ülihuvitav, mulle väga meeldib, aga jah, see on raske. Ja teine asi, milles mul täiesti nagu on täielik imposter syndrome, on finantssektor üleüldiselt, mille kohta ma ka nagu praegu mul on ühte majandusraamatut. Ühesõnaga ma panen siia pildi, et see hullult aitab, see räägib ka migratsioonist, ma väga soovitan seda lugeda üleüldiseks nagu selliseks nagu üldiseks majandusteadmiseks, aga ja need raamatud väga aitavad vältida seda, et ma vahepeal lihtsalt noogutan ja ma ei saa üldse aru, mida nad mulle ütlevad, siis ma lähen guugeldan. Nii tulebki teha. Kolmas asi, millest ma tahtsin rääkida, on see, et ma registreerisin ennast taani keele kooli. Miks ma tegin seda alles nüüd, on sellepärast, et enamus aja need olid online ja ma ei tahtnud õppida taani keelt isoleeritult selles mõttes, et ma ei kuulnud varem taani keelt absoluutselt enda ümber. Ainuke koht, kus ma taani keelt kuulsin, oli umbes poes, aga see ei olnud piisav, aga nüüd ma kuulen tööl igapäevaselt taani keelt ja loomulikult, kuna mu töökaaslased on kõik taanlased, siis nad on väga huvitatud sellest, et ma taani keele ära õpiks, ehk siis nad on ka tohutult abivalmid sellega, ehk siis ma hakkasingi intensiivkursuseid võtma taani keeles, et see võimalikult kiiresti selgeks saada, et ma tahan nagu, loomulikult ma olen overachiever, ma põhimõtteliselt tahan nagu jõuda oma taani keelega nagu võimalikult kaugele. Eks näis muidugi, võib-olla see on väga-väga raske, aga praegu mul on väga suur motivatsioon. Et ühesõnaga ma alustasin sellega ka ja ma suve jooksul kavatsengi peamiselt keskendudagi taani keelele, kuna mul ülikoolist on paus. Ühesõnaga, siuke update. Ma üritan hetkel ennast ära rääkida sellest, et mitte oma juukseid lõigata, sest väga on minnu, aga neid on väga tüütu hooldada. Mu juustepesurutiin võtab nii kaua aega ja need on ainult ilusad siis, kui neil on mingit sorti laine sees, sest hetkel nad on küll hullult mustad, aga kui nad oleks nii-öelda nii sirgelt, nagu nad mul tavaliselt on, siis nad on mega igavad. Mul on kind of sick of it, kuna mul on juuksed olnud niimoodi mingisugune 2 aastat. Tee on umbes lõigata äkki siiamaani, nagu mitte väga palju. Probably enamus inimesed ei märka või okei, märkavad ikka, aga nagu ma ei tea. See on mitu päeva hiljem, aga kuna ma juba seda videot editin, siis ma panen selle update'i ka siia. Taani riik, muideks ma lõikasin oma juukseid. Viimases klipis ma ütlesin, et ma veel ei tea, kas ma seda teen. Natuke veini ja ma lõikasin need maha. Mulle väga meeldib, need on siuksed liikuvad, isegi sirgena ja kui nad olid lokkis, ma panin sellest Instagrami pildi, see oli väga ilus, mulle väga meeldis see. Nii et see on vaheldus, kuigi pikad juuksed olid üliilusad, mul siis suvel on mõnna ja mul kasvavad juuksed ülikiiresti tagasi. Aga Taani riik võttis vastu otsuse, et aastast 2022 suletakse suur osa Taanis olevatest inglisekeelsetest erialadest. Mis tähendab seda, et minu ülikool sulgeb 2 aasta pärast täielikult kõik oma inglisekeelsed erialad. Ja kuna minu bakakraad on tegelikult koosnev 2 kraadist, ehk praegu ma võtan Academy Profession degreed, mis on siis AP degree ja pärast seda ma pean uuesti applyma ülikooli ja uuesti võtma veel 1 kraadi, mis on top-up kraad ja sellega kokku ma saan 3 aastaga baka. Nüüd, kuna ma lõpetan oma esimese selle kraadi 2 aasta pärast ja Taani riik keelab 2 aasta pärast kõik inglisekeelsed erialad või sulgeb need, siis ma ei saa ilmselt oma top-up kraadi võtta, õigemini see on see, mis praegu ülikool on öelnud, ehk siis ma ei saa bakat. Ja ma sain seda teada 2 päeva tagasi ja ma lihtsalt
kogu mu maailm muutus, sest et ma olen terve elu arvanud, et ma käin ülikoolis, siis ma saan baka, siis ma teen magistri, siis ma lähen tööle ja siin ma olen, et Taani mõistes mul oleks aastaks 2022 Academy Profession Degree, mis on ikkagi nagu selles mõttes juba rohkem kui keskharidus, aga Eesti mõistes see kraad ei tähenda mitte midagi, ehk siis ma oleks keskharidusega product designer või user interface designer, mis ei olnud küll mu algne plaan. Nüüd, mul on 3 varianti. Kas Taani riik teeb ikkagi täpselt meie kursusele erandi ja ikkagi lubab meil selle kraadi võtta, sest tegelikult, kui me tulime ülikooli, me tulime teadmisega, et me saame bakalaureuse. Teine variant on see, et ma lõpetan ära siis oma esimese kraadi, lähen täiskohaga Saksa panka tööle, töötan täiskohaga disainerina ja õpin ära taani keele C1 tasemele, ehk siis samale või peaaegu samale tasemele nagu mu inglise keel. Siis teen ära endale C1 taseme eksami taani keeles ja siis ma saan uuesti kandideerida top-up kraadile, et ma saaksin ikkagi oma bakalaureuse kätte. See asi ilmselt võtab aega umbes 5 aastat, ehk siis lihtsalt mu baka saamine võtab väga palju kauem aega, aga samas ma õpiks taani keele nagu perfektselt ära, mis oleks äge. 3. variant on see, et ma, nagu ma ütlesin, ma kandideerisin uuesti CBS-i rahvusvahelise poliitika ja äri erialale ja kui ma nüüd saaks sisse, ma saan selle 6 aja pärast teada, siis see on põhimõtteliselt mu ainuke variant reaalselt nüüd 2 aasta pärast bakalaureus saada, sellepärast et seda kraadi ei pandud kinni. Et ma nüüd loodan ikkagi, et ma saan CBS-i sisse, kui ma ei saa, siis ma olen keskharidusega user interface designer ja nii on ja selles mõttes, et see ei ole üldse halb asi, lihtsalt see ei ole see asi, mille pärast või nagu, mis oli mu algne plaan, aga elu ongi seiklus ja asjad muutuvad ja võib-olla see oli lihtsalt mingi märk, et ma olen akadeemiliselt liiga push inud ennast kogu aeg ja võiks nagu välja astuda sellest või ma ei tea, ühesõnaga sihuke update. Päris huvitav on õppida ülikoolis teadmisega, et võib-olla kogu see töö, mis sa siia panid, mul on kõik maksimumpunktid, maksimumhinded ja ma isegi ei saa bakalaureust ja Eesti mõistes olen ma keskharidusega. Lõbus, see on lõbus, elu on lõbus. Võib-olla motivatsiooni, et isegi kui kõik läheb tuksi, siis kõik on väga hästi. Ma olen ülitänulik, et mul on see töökoht ja et ma saan töö juures ilmselt, kui ma ei saa lõpetada oma bakat, siis mu boss on avatud sellele, et võtta mind täiskohaga tööle, kuna see oligi tegelikult algne eesmärk, et ta saaks täiskohaga nii-öelda koolitada enda asemele täiskohaga disaineri. Ja tema oli väga okei sellega, et ma ei saa oma bakat või ta ütles, et see ei ole üldse tähtis, sellepärast et tähtis on see, et ma olen hea disainer, mis oli väga tore kuulda. Et selles mõttes on nagu kõik väga hästi ja kõik on nagu, selles mõttes ei ole nagu enam, kui sa saad juba oma esimese väga kõva erialatöö, siis selle CV-ga kuhugi mujale kunagi, kui tahaks minna, siis on juba nagu, neid huvitab palju rohkem see, mida ma olen tööl teinud, kui see, mida ma olen ülikoolis õppinud. Pluss isegi kui keegi küsiks mult, et okei, et sa käisid nagu aasta aega õppisid disaineriks, siis läksid õppima poliitikat või lõpetasid üldse ära ja tulid ülikoolist ära, et mis värk sellega on, siis ma saaksingi öelda, et see ei olnud nagu minu valik, vaid see oli Taani riigi otsus sulgeda mu eriala. Ma lisan kirjalt sellega juurde, et miks seda tehakse, on sellepärast, et Taani riik maksab kõikidele õpilastele toetust, ehk siis kui mina praegu õpilasena õpin ülikoolis ja samal ajal käin tööl, siis ma saan lisaks oma palgale umbes 700 eurot kuus riigilt toetust. Nüüd see on väga kulukas asi riigile, kuna nad peavad maksma seda kõikidele Euroopa välistudengitele ja ka lisaks kõikidele Taani tudengitele. Ja kuna nüüd nad tahavad nii-öelda seda eelarvet kärpida, siis nad otsustasid, et nad sulgevad suurema osa välismaalaste erialasid, et nad ei peaks välismaalastele enam seda toetust maksma. Ja see ongi põhimõtteliselt lihtsalt täielikult poliitiline otsus, mis on väga huvitav, sest et statistiliselt nii-öelda nagu Taanis tööjõudu jääb aina vähemaks ja just tööjõudu nendele erialadele, mis ongi nagu nii-öelda need oskuserialad, et ala mingid disainerid, IT-inimesed, ma ei tea, kõik ühesõnaga sellised erialad, mida meie koolis õpetatakse, et see on huvitav, aga samas jällegi väga paljud
väga paljud õpilased, kes tulevad välismaalt Taani ülikooli, kes saavad siin tasuta õppida eurooplastena, nad tegelikult ei saa tihti Taanis tööd, sest Taanis on juba niikuinii välismaalasena raske tööd saada või siis nad ei taha saada tööd ja ainult 21% välismaalastest üldse jääb Taani nii-öelda nagu püsivale töökohale, kuigi sama statistika järgi need töökohad, kuhu välismaalased saavad, on ühed nii-öelda kõige kõrgemad industries, et see on niisugune nagu kahe otsaga asi, aga jah, põhimõtteliselt, et kuna inimesed ei jää Taani tööle, siis Taani ei saa väga palju kasu sellest, et nad tegelikult kulutavad nii palju raha välistudengitele. Et jah, see on see teine pool, et Taani on küll väga tore, aga siin on poliitika on praegu väga huvitav ja väga Taani ja väga sihuke mitte rahvuslik, aga seda on huvitav jälgida, mis siin toimub. Et jah, see oli see nii-öelda poliitiline seletus. Ma ei tea, kas see vlog üldse loogiline tuli, siin on nii palju juttu, aga see on mu elu nüüd ja ega ma sellepärast väga videoid ei teegi, et mul ei ole lihtsalt aega, nagu ma ei jaksa. Ja üldse nagu sotsiaalmeedia mõttes loomulikult ma mingid koostööd ja asju teen, kui need mulle väga meeldivad, aga ma olen üsna paljud koostööd või tähendab enamus koostööd lihtsalt neist loobunud, sellepärast et üks hetk on nagu tähtis nautida ka elu ja mitte nii väga hullult tööd teha, seda ma olen Taanis õppinud, et puhkama peab ka, mis on tegelikult äge. Ja ma mõtlesin, et ma suvel ei võta väga palju erinevaid projekte peale, sest see on lihtsalt lõpuks üliväsitav ja isegi kui see on tore, siis ma tahaks lõpuks nagu enda aega, ma tahaks raamatuid lugeda, ma tahaks sellega uuesti ree peale saada, sest ma olen õhtuti nii väsinud, et ma ei jaksa enam. Ja ma pean oma une korda saama ja mingisugused väiksed asjad ja üldse nagu, kui mul on väga palju asju nii-öelda kukil, siis on seda näha mu ümbrusest ehk mu kodus on kaos. Ma ei tea, mul on kõik asjad mingi täiesti, pesu on pesemata umbes kogu aega, sellepärast et ma ei jõua üldse selle peale mõelda, sest mul on nii palju asju teha ja tegelikult mind ennast hullult häirib see, aga ma ei taha nagu ennast stressi ka sellega ajada, et ma pean nüüd sellega täna tegelema ja siis ma lihtsalt lükkan neid asju edasi ja nüüd, kui mul on rohkem vaba aega, ma juba näen seda, kuidas ma olen üliorganiseeritud, mis on tore, sest mulle meeldib see mina palju rohkem. Ja üks asi, mida ma Instagramis näitasin, ma ostsin endale sõrmused, need on hõbesõrmused, need on ühe Taani disaineri poolt tehtud. See on nagu siuke väike laine ja siis see on siuke paksem. Kui te tahate hõbedast ehteid osta, siis ma väga soovitan osta ikkagi nagu päris hõbedat, ehk siis mille nimi on Sterling Silver, sest kui see on ehk 925 on sõrmuse sisse kirjutatud tavaliselt ilmselt, ma arvan, kui see oli õige. Sellepärast, et kui te ostate mingid muud hõbedad, mis on nii-öelda näiteks brass kaetud hõbedaga, siis need hõbedakihid kuluvad ära, see läheb koledaks, te olete kindlasti näinud seda, et sõrmele tekivad need nii-öelda nagu rohelised jäljed, see on minu arust väga kole. Ja ma tahtsin väga pikalt endale hõbesõrmuseid, sest ma varem kandsin kulda ja mul on hästi palju kuldehteid, ega nüüd ma tahtsin hõbeda peale üle minna ja ma olen väga happy, sest minu arust kõik asjad matchivad nii hästi. See on ka see osa minimalismist, et sul on küll väga lihtsad outfitid, nagu mul on mingi valge triiksärk ja laienevad teksad ja siis mul on lihtsalt ehted ja see on nii minimalistlik ja mulle hullult meeldib. Aga jaa, aitäh, et vaatasite seda vlogi, ma ei kujutate, mis sellest sai ja kas see oli üldse huvitav vaatamine. Varsti näeme.